Üks kuningas old kord metsas jahi peal. Leind ühe suure ja ilusa siene. Tahte koeo praeks viia. Siene all old üks vaksapikkune vanamies. Küünrapikkune abe suus ja süllapikkune kepp käes. Kuningas jäts siene sinna paika, viind vanamehe koeo ja pand keldresse kinni ja taht, kui ilma imet teistele näidata. Kuninga väike poeg mängind ja loopind õue peal palli. Eks pall ole viimaks hiireaugust alla vanamehe juurde keldrisse läinud. Poiss küsind palli kätte. Aga vanamies pole and ööld. Lase mind siit välja, siis annan palli kätte. Keldrõuks on lukus ja võti ema taskus, kuda ma sind siit välja lasen. Sa mine nuttes tuppa, siis võtab ema sind sülle ja sa näpsa siis võti ema taskus salaja ja tule lase mind välja. Poiss läinud kohe 1004 nuttes tuppa. Ema võtt teise sülle ja hakkand vaigistama, aga poeg varastanud võtme, läinud natukese aa pärast õue ja lasknud vanamehe keldrest lahti. Vanamies and palli kätte ja õpetanud. Nüüd mine tuppa ja hakka jälle nutma ja kui ema sind sülle võtab, siis pane võti tasku tagasi. Aga hoia, et sa seda kellelgi ei ütle. Kui sul aga eluilmas miski häda peaks olema, siis mõtle minu peale. Ma olen siene kuningas. Kuningapoeg pand võtmed vanamehe õpetuse järel ema tasku tagasi ja hakkand jälle palli mängima. Kuningas kutsunud kõik ümberkaudsed kuningad ja suured ülemad kokku ja lubanud neile vaksapikkust vanameest, kui ilma imet näidata, kellel küünrapikkune abe suus ja süllapikkune kepp käes. Võõratult kõik kutsutud aal kokku. Kuningas läinud vanameest välja tooma. Ei vanameest ollagi. Võõrad pahandanud kuninga peale. Miks ta neid nõnna narrind ja kuningal enesel old häbi silmad täis. Aga mine võta veel kinni, mis läind, see läind. Poeg pole kua asja kellelegi riakind, enne kui meheks suand. Siis tunnistanud ülesse, et tema see vanamehe lahti laskja old ja arvanud, et isa sellepärast enam ei pahanda. Kuningas aga vihastanud hirmsaste, põle teda enam oma pojakski võtt ega talle muud vara lubanud kui ühe ratsa hobuse ja ühe ülema tienriks. Kihutanud ta lossist välja ja ööld, et ta ilmaski enam tagasi ei tohi tulla. Kuningapoeg sõit jo tükimoad ja mõlemail tuld kange jooma janu kätte. Viimaks soand ühe sügava kaevu juure, kus küll vett old, aga mitte kedagi nõu, kuda vett kätte soaks. Ägada võtnad ooste, rihmad ja päitsed. Jätkand kokku ja last siis teineteist kaevu jooma. Esiteks last kuningapoeg ülema alla. See joond janu otsa, tuld välja ja last siis kuningapoja jooma. Ülem oli aga väga paha inimene, pidanud kurja nõu ja ööld kuningapojale. Vannu nüüd, et sina mu tiender oled ja mina kuningapoeg ja et sa ennast enam ilmaski kuningapoeks ei ütle, siis ma tõmman su välja, muidu jätan kaevu. Ägada põle kuningapojal muud nõu old kui vandund. Ülem tõmmata välja, pand kuningapoja riided oma selga ja and oma riided kuningapojale. Nõnna samati vahetanud hobused kua ja läinud siis jälle edasi.
mõne aa pärast soand nad ühe võõra riiki, läinud kuninga juure ja pakkunud end tienistusse. Kuningas võtt vale kuningapoja oma kõige suuremaks nõuandjaks, aga õige kuningapoja and väeülemaks, nagu ülem ennegi oli. Endine ülem põle aga õiget kuningapoega veelgi rahule jät, sest ta kart, et pettus kuidagi välja tuleb ja kaevand ta peale ühtepuhku, et ta niisuke ja niisuke nurjatu on ja kuninga tienriks ega väeülemaks ei kõlba ja loot, et kuningas teda lahti laseb. Et õige kuningapoeg, väga ilusa näoga mies old, põle kuningas teda just and. Muud kui alandand ja tüki ja panta talli ülemaks, viimaks koguni oostekarjaseks. Old üks pühapäine pää, kuningapoeg old ootekarjas, istunud kivi otsas, nutt kibedasti ja kurt. Ma õnnetu küll, näe, kelle pärast ma pidin isast põlatud saama, va vaksa pikkuse vanamehe pärast. Eks ma oleks kodu võinud kuningapoeg olla. Korraga tuld vaksapikkune vanamies sealt samast kivi alt välja ja küsinud, mis ta nutab. Miks ma ei nuta, et ma sind ükskord keldrest lahti lasksin, aga isa mind ja ma pean nüüd kallil pühapäeval siin oostekarjas olema. Nuta ühti, tulema vanema tütrelle võõraks. Aga kus ma nõnna kauaks hobused jätan? Karda, ei nie lähe kuskille. Vanamees tõstnud kivi ülesse, kus talt suur trepp mua sisse läinud. Vanamees läinud ise ies ja käskinud kuningapoega järel tulla. Läinud seltsis alla, soand ühe vasklossi juurde. Üks ütlemata ilust tidruk tuld, võtt kuningapoja käest kinni, viinud tuppa ja ööld. Suur tänu, et sa mu isa vangist päästsid. Ma olen Sienie kuninga vanem tütar. Miks sa meid ennem vaatama ei tulnud? Siis toodud taale igasugu häid toitusi ette, mis ta viimaks isa kodu söönd. Ja rõõmustund igamoodi nõnna, et õhta imeruttu kätte tuld. Minnes and Siene kuningas kuningapojale ühe vaskvile ja ööld. Võta see kingiks, kui sa seda pilistab, on su ees silmapilk vaskhobune ja vaskriided vaskmõegaga. Kui sa nii riided selga ja mõega vööle paned ja vaskhobuse selga istud, võid sa iga vaenlase vasta minna. Tütar kinkind ühe laudlina ja ööld. Olgu see minu poolt mälestuseks, kui sa selle lina laiali laotad, on ta kohe roogasid täis ja 4 mängimiest mängivad sulle sööma all veel ilusaid tükkisi. Siis võtta kuningapoja käest kinni ja viinta kivi juure välja. Hobused old seal ilusti alles ja kuningapoeg aand teised koeoe. Vile ja laudlina panta ega põle neid õpetust mööda tarvitanud ega neid asjakski arvand. Teine pühapäev nutta jälle endist viisi kivi otsas, old Siene kuninga kingid ja võõraks käimise hoopis unustanud ja kurt. Ma õnnetu, näe, kelle pärast ma pidin isast põlatud saama, va vaksapikkuse vanamehe pärast. Eks ma oleks kodu võinud kuningapoeg olla. Korraga tuld vanamees jälle kivi alt välja ja küsinud, mis ta nutab. Miks ma ei nuta? Sinu pärast taas isa mind ja ma pean nüüd kallil pühapäeval oostekarjas olema. Nuta ühti, tule mu keskmise tütrelle võõraks. Aga kus ma nõnna kauaks hobused jätan? Karda, ei nie lähe kuskille.
vanamees tõst nagu esimesel korralgi kivi ülesse ja läinud kuningapojaga seltsist reppist alla moa sisse, nõnna kaua kui ühe hõbelossi juure. see on mu keskmise tütre loss. Suur tänu, et sa mu isa vangist piastsid, aga miks sa meid enne vaatama ei tulnud? Ma olen Siene kuninga keskmine tütar. Siis toodud taale igasugu häid toitusi ette, mis ta isa kodu küll kuuld, aga ilmaski söönud pole old ja rõõmustud teist igamoodi, nõnna et õhta veel kärmemini kui mineval korral vanema õelossis kätte tuld. Minnes and Siene kuningas kuninga pojale ühe hõbevile ja ööld. Võta see omale kingiks. Kui sa seda vilistad, on sul ees hõbehobune ja hõberiided hõbemõegaga. Kui sa nii riided selga ja mõega vööle paned ja hobuse selga istud, võid sa iga vaenlase vasta minna. Võta siia minu poolt mälestuseks, kui sa lina laiali laotad, on ta igasugu roogasi täis ja 12 mängimiest mängivad sulle söömaal ilusaid tükkisi. Siis võtta kuningapoja käest kinni ja viinta kivi juure välja. Hobused old seal ilusti alles ja kuningapoeg aand nad koeoe. Kingitud asjad panta küll aga põle neid asjakski arvand. 3. pühapäev nutta jälle kivi otsas, ega põle Siene kuninga kingitusi ega võõraks käimist enam millekski old. Kurt ikka ühtemoodi. Ma õnnetu, näe, kelle pärast ma nüüd oostekarjane pean olema, vaksa pikkuse vanamehe pärast. Eks ta oleks võinud keldrisse jääda ja ma kuningapoeg olla. Eks vaksapikkune vanamees ole jälle kivi alt välja tuld ja küsinud, mis ta nutab. Miks ma ei nuta? Ma pean sinu pärast nüüd kallil pühapäeval oostekarjas olema. Nuta ühti, tule mu noorema tütrele võõraks. See ongi mu noorema tütre kuldne loss, mine aga sisse. Ole terve, et sa mu isa piastsid ja meid ükskord ommeti vaatama tulid. Ma olen Siene kuninga noorem tütar. Siis toodud taali kõikisugu nii häid toitusi ette, mis ta enne ilmas kuuldega näinud pole old. Ja rõõmustud teda igamoodi, nõnnad õhta kohe kätte tuld. Minnes and Siene kuningas kuningapojale ühe kuldvile ja ööld. Võta see kingiks. Kui sa seda vilistad, on sul ees kuldhobune, kuldriided ja kuldmõek. Kui sa nii riided selga ja mõega vööle paned ja hobuse selga istud, võid sa iga vaenlast võita. Olgu seal linik minu poolt mälestuseks. Kui sa ta laiali laotad, on ta roogasi täis ja 24 mängimiest mängivad sulle söömaal veel ilusaid tükkisi. Siis võtta kuningapoja käest kinni ja viinta kivi juure välja. Hobused old seal ilusti alles ja kuningapoeg aand nad koeoe. Kingitud asjad panta aga põle neist kedagi lugu pidanud. Mõne päeva pärast tuld järvest üks hirmus suur 3 piaga lendav madu välja, nõund kuningatütart omale söögiks ja ähvardanud, kui 3 päeva sees tütart järve jäärel ei tooda, terve kuningariigi hukata. Kuningatütar nutt ja pand ennast leinariidesse, aga kuningas and teada, et kes tema tütre piastab ja mao maha lööb, soab tütre omale ja pärast kuninga surma kuningriigi veel koasavaraks koa. Siis viinta tütre järve kaldalle ja seis terve sõeväega juures.
kuningapoeg näinud oostekarjas, et sõjavägi kõik sõeriistadega järve poole läheb ja küsinud ühe soldati käest, kus see vägi ometi peaks minema. Nõnnak asi on, et kuningatütart 3 peaga lendava maole söögiks viiakse ja sõjavägi maaga sõdida tahab ja et kuningas tütre sellele on lubanud, kes ta mao käest päästab ja mao maha lööb ja pärast oma surma veel kuningriigi koa. Kuningapoel tuldes Siene kuninga kingid meelde, läinud koeo, võtt vaskvile ja vilistanud. Kohe olnud tema ies vaskobune sadulas valmis ja vaskriided ja mõekua. Kärmesti panta riided selga, mõega vööle, hüpanud hobusele selga ja kihutanud sõeväe juure. Seal teretanud ta kuningast ja palunud luba õnne katsuda, kas ta madu tappa ja tütart peasta jõuaks. Kuningas anta meelega luba ja kuningapoeg sõit tütre juurde, kes üksi järve kaldal istunud ja nutt ja öeld, et ta teda peasta tahab. Oh, armas noormees, mispärast meie mõlemad peame otsa saama? Madu sina ometi tappa ei jõua, parem oma elu ja lase mind üksi surra. Surm mõlemalle ehk elu mõlemalle, aga tagasi ma ei pööra. Tõmmanud kuningapoeg mõega vöölt kätte, madu tuld suure kohina ja pahinaga järvest välja kuningapoe ette ja küsinud. No, kuningapoeg, koera kutsikas, kelle eest ta siis õige minu vasta taplema tuled? Iseenese ja kuningatütre eest. Olles nii julgeste vastand, löönud vaskmõegaga mao pead otsast maha ja tapta Siis võtt ta pead ja kieled, pand suure kivi alla ja kivi peale tagasi. Siis sõita kuninga juure üit. Madu on tapetud, tütar on päästetud ja minu töö on tehtud. Ja kihutanud ise 1004 minema. Küll üind kuningas veel takka ja käskinud kinni pidada, aga vaskmees kadunud kui tuul. Vaskrüütlist vaskobusega reagitud igal pool, aga kes ta oli, pole keegi teanud. Kuningapoeg aga läinud oostetalli, ei sinna magama ja maganud 3 päeva ühe joonega. Teised pidanud küll aru, mis lugu see ometi on, et ta nõnna kaua magab ja käinud küll ülesse aamas, aga ei tõuse ega tõuse, enne kui 4. päeval läinud jälle oostekarja. Läinud mõni päev mööda, järvest tuld uus, tõine 6 peaga madu välja. Nõund jälle kuningatütart omale söögiks ja ähvardanud, kui 3 päeva sees tütart järve jaarele ei tooda, kuningariigi puhas kõik hävitada. Kuningatütar nutt ja pand ennast leinariidesse, aga kuningas and teada, et vaskrüütel, kes tütre esimest korda peastis, kadus ja et kes nüüd tütre teist korda 6 peaga mao käest peastab ja mao maha lööb, tütre omale soab ja pärast kuninga surma kuningriigi koa. Siis viinud ta tütre järve kaldalle ja jäänud sõjaväega valvama. Kuningapoeg olnud oostekarjas näinud, et sõjavägi sõeriistadega järve poole läinud ja küsinud ühe soldati käest, kus see vägi jälle peaks minema? Nõnnak lugu on, et järvest nüüd 6 peaga madu välja tulnud ja kuningatütart sellele söögiks viiakse ja sõjavägi maaga sõdima läheb ja et kuningas tütre sellele on lubanud,
kes tema mao käest päästab ja mao maha lööb ja veel pärast oma surma kuningriigi koha sellele on lubanud. Kuningapoeg joost kärmeste koeoe. Võtt siene kuninga kingitud hõbevile ja vilistand. Silmapilkolt sadulas hõbeobune seal ja hõberiided ja mõekua. Ruutu panta riided selga, mõega vööle, hüppand hobusele selga ja kihutand sõjaväe juure. Seal teretand ta kuningast ja küsinud juba õnne katsuda, kas ta madu tappa ja tütart peasta jõuab. Kuningas luband hea meelega, aga hõbe rüütel sõit järve kaldalle tütre juurde, kes seal jälle üksipäini istund ja nutt ja öeld, et ta teda peasta tahab. Armas noormees, miks me ilmaaegu mõlemad otsa suame? Seda hirmust madu sina ikka surmata ei jõua. Parem oe oma elu ja lase mind üksi talle söögiks suada. Surm mõlemalle ehk elu mõlemalle, aga tagasi ma ei lähe. Noh, kuningapoeg korra kutsikas, kelle eest sa siis ige minu vasta välja tuled? Iseenese ja kuningatütre eest. Läinud mao kallale, soand 3 peast otsast löönd, hakkand ramm otsa soama. Ruttu sõita mõne sammu tagasi. Laodand siene kuninga vanema tütre kingitud laudlina hobuse seljas lahti ja sealt old kohe söökisi täis ja 4 pillimeest mängid veel ilusail tükkisi. Madu jäänud pillimängu kuulama ja kuningapoeg söönd sel aal kõhu täis. Siis tormata uue jõuga mao kallale, raiunud 3 pead veel otsast ja löönd mao maha. Siis panta pead ja kieled suure kivi alla ja kivi jälle tagasi peale. Selle peale sõita kuninga juure ja ühind jällegi. Madu on tapetud, tütar on päästetud ja minu töö on tehtud. Hõberüütlist hõbehobusega riakitud igal pool, aga kes ta ise oli, pole keegi teanud. Kuningapoeg aga läinud koeo, eit oostetalli magama ja maganud 6 päeva ühte lugu. Küll pidanud teesed kõik aru, ja kaevand jo kuningalle, et oostekarjane aga jälle magab ja kuningas last teist igamoodi ärataga. Aga mees pole enne liigutandki, kui 7. päeval läinud jälle oostekarja. Eks selle järel oleb järvest veel suurem ja hirmsa 12 peaga lendav madu välja tuld. Nõund kunida tütart omale söögiks ja ähvardand. Kui tütart 3 päeva sees temale söögiks järve kaldalle ei tooda, terve kuningariigi lagetaks laastada. Kuningatütar nutt ja pand ennast leinariidesse, aga kuningas kuulutanud ümberringi, et vask ja hõberüütel mõlemad kadunud on ja tütart jälle maole söögiks viiakse. Kes aga tütre peasta ja mao maha lüüa jõuab, soab tütre omale ja pärast kuninga surma kuningriigi koa. Kuningatütar viidud järve kaldalle ja kuningas jäänud sinna ligitalle sõjaväega ootama. Kuningapoeg old oostekarjas voandand. Sõjavägi läheb jällegi sõeriistadega järve poole, küsinud ühe soldati käest, mis seal siis täna peaks olema? Sedak viisi asi on, et järvest nüüd 12 peaga lendav madu välja tulnud, kellele kuningatütart 3 korda söögiks viiakse ja vägi nüüd maaga sõdima läheb. Kuningas on tütre sellele naiseks lubanud ja pärast oma surma kuningriigi veel koha, kes ta maa käest päästab ja mao maha lööb. Kuningapoeg joost koeo, võtt kuldvile ja vilistand, kohe old kuldhobune sadulas valmis, kuldriided ja mõekua. Rutt
ruttu panta kuldriided selga, kuldmõega vööle, karand hobuse selga ja kihutanud sõjaväe juurde. Seal teretanud ta kuningast ja küsinud luba õnne katsuda, kas ta tütart piasta ja madu maha lüüa jaksab. Kuningas and hea meelega luba ja kuningapoeg sõinud tütre juurde, kes nuttes järve kaldal istunud ja öeld, et ta teda piasta tahab. Armas noormees, miks me ilmaaegu mõlemad otsa suame? Seda hirmust madu sina ikka surmata ei jõua. Parem oe oma elu ja lase mind üksi talle söögiks suada. Surm mõlemalle ehk elu mõlemalle, aga tagasi ma ei lähe. Madu tultki hirmsa kohina ja noorskamisega järvest välja ja küsind. Noh, kuningapoeg, koerakutsikas, kelle eest sa siis liige nõnna julgeste minu vastu tuleb? Iseenese ja kuningatütre eest. Tormand seejärel mao kallale, löönud 3 pead ige õlpsaste otsast maha, siis taht ramm lõppeda. Ruttu sõit ta natuke muad tagasi, laotanud Siene kuninga keskmise tütre kingitud laudlina laiali ja see olnud kohe igasugu söökisi täis ja 12 mängimiest mänginud nõnna ilusaid tükkisi, et kuulaga. Madu jäänud kuha mängi kuulama ja kuningapoeg söönud selle aega kõhu täis. Siis karand ta uue jõuga mao kallale ja löönud veel 3 pead otsast ää. Aga Madu soand kuningapoega natuke krabata ja kriipand ta käe veriseks. Ruttu panta pillimehed mängima ja kihutanud ise kuningatütre juurde. See sidund oma ninarätikuga vere kinni ja siis läinud kuningapoeg ja löönud mao pead kõik otsast maha. Siis matt ja pead ja keeled jälle kivi alla maha. Sõit kuninga juurde ja ütt. Madu on tapetud, tütar on päästetud ja minu töö on tehtud. Küll imestud ja riakitud vahvast kuldrüütlist igal pool, aga kes ta ise oli, kus ta tuli ja kuhu ta kadus, pole keegi teanud. Kuldrüütel või kuningapoeg läinud aga oostetalli ja maganud seal 12 päeva ühe puhuga. Kuningatütar olnud nüüd täiesti piestetud, aga piastjad pole kuskilt leitud. Küll otsitud kuninga käsu järel kõik kohad aga kuldrüütlit pole kuskil olnud. Eks vale kuningapoeg ole aga soldatid oma nõusse meelitanud ja öeld, et tema see kuningatütre piastja on. Kuningas jäänud pärast kohe uskuma, mõeld jo pulmapää ja and tütrelle kõva käsu ennast selleks päevaks laulatusele valmis panna. Piastja on leitud. Selle aga peetud kuninga poe kallal kõik arud ja kaetud jo kuningalle, et oostekarjane kui kott jo mitu päeva ühte lugu magab. Kuningas last teist igamoodi äratada, aga ta pole enne tõust kui 13 päeval, siis läinud ta rohuaeda, laotanud seal Siene kuninga noorema tütre kingitud laudlina lahti, hakanud sööma ja 24 mängimiest mänginud juures. See olnud just pulmapää lauba. Kuningatütar läinud rohuaeda kõndima ja nutt seal, et ta nüüd vasta tahtmist peab teisele minema, kes tema piastja ei ole. Seal kuulta pilli ialt läinud ligemalle ja näinud, et oostekarjane seal lina peal kõiksugu kallid toitusi söönud ja 24 pillimeest veel juures mänginud. Käärmesti läinud ta isa juure ja öeld, et
ta õige peast ja praegu aedas sööb ja 24 pillimeest juures mängivad. Kuningas läinud vuotama ja näinud, et see kiski teine põle old kui ooste karjane ja küsinud, kas tal miski märki on, et ta kuningatütre peasti on. Kuningapoeg vilistanud korra kuldvilega ja kuldobune kuldriiete ja mõegaga old seal. Kohe panta kuldriided selga, kuldmõega vööle, istund kuldobusele selga ja ööld. Eks ma ei ole seesama kuldrüütel, aga kui niemärgid veel ei aita, siis võin madude päid ja keelesi näidata, mis asja tõeks teevad, et ma kuavask ja hõberüütel olin ja kõik 3 madu tapsin. Las aga nüüd siia, kes ennast minu asemel tütre peastjaks kiidab, kua miski märki näidata. Vale kuningapoel põle küll kedagi märki näidata old, aga kuldrüütel läinud kuningaga järve jaare ja võtt madude pead ja kieled kivi alt välja. Siis reakind ta kuningannale kõik ülesse, et see, kes ennast kuningapoja ütleb olema, sugugi kuningapoeg ei ole, aga tema see on ja mikspärast isa teda aand ja kuda ülen teda tie peal vägise vanduma pand ja tema hobuse ja riided vahetanud. Kuninga süda soad hirmus täis ja last vale kuningapoja kurja tio ja vale palgaks ühte sügava kaevu visata. Aga õige kuningapoja võtta kohe oma väimeheks ja riigi pärijaks ja lepitanta oma isaga kua vie nõnna, et ta viimaks mõlemad riigid omale soand.